Kuidas sina hirmu kirjeldad? Mis siis on? See on väga lahe, et sa siin niimoodi otse ja orgaaniliselt neid asju teed ja muudad, sest ega sa mingeid küsimusi mulle näitasid ka, on ju. Ja nagu me ka enne rääkisime, vaata, kui on mingi kava või mingi asi ees, siis hakkad nagu üle mõtlema ja rääkima nagu selle analüütilise meelega, on ju. Aga nii kui on see, et vahet ei ole, on ju. Nagu ma ütlesin, vaata, osades podcastides ma tean, et seal lõpus on alati mingi küsimus, mingi, et täpselt sama asi kõigil külalistel aastaid järjest, siis ei, ma ei mõtle selle, mõtlen seal koha peale. Ehk siis tuleb see nagu päris asi, et väga lahe. Ja selle hirmu teemaga just ongi see, et hirm on ju puhtalt alateadlik, on ju. Hirm on senikaua, kuni me areneme, kasvame, kuni me inimesed oleme, senikaua meil on hirmud, on ju. Ehk siis hästi kuivaks minnes hirm on selline ärev seisund, negatiivse väljavaatega siis eeldatava negatiivse väljavaatega mingisuguse, et midagi hakkab nagu juhtuma, on ju. Ehk siis selle puhul ongi nagu huvitav see, et kui me nimetame seda hirmuks, siis see on negatiivne. Kui me nimetame seda elevuseks, siis jällegi lauljatega töötades, on ju. Et inimesed, kes annavad kontserte 100 000, 10 000 inimese ees, on ju, rohkem veel. Et kas te tunnete ka hirmu või? Ei. Mis sul on siis? Tead, enne kontserti nagu peopesad higistavad, ma käin mööda tuba ringi, süda taob, on ju, siuke nagu värin on sees, mingit hirmu küll ei ole. Ja mis see on täpselt samad sümptomid. Lihtsalt tal on nagu ta nimetab seda elevuseks, ta ei nimetagi teadlikult, on ju. Aga see on, ütleme pärast, see on elevus, see on positiivse väljavaatega, ehk siis sul on see sama tunne sees ja siis sa mõtled, et kas kõik läheb nagu halvasti või see on üliäge kogemus, mis nüüd tuleb. Ja tegelikult lõpuks see ongi see jällegi, mis pilt su peas on, on ju. Ja mis hirmuga toimub, ehk siis ongi ju see, et sa ei suuda selle teadliku meelega kontrollida, sest see tuleb täielikult alateadvust, sa võid ju öelda, või mitte ise tavaliselt isegi ei ütle, vaid keegi teine, kuule, mis sa kardad seda, see on ju normaalne, see on okei, aga kas sa suudad sellest üle olla, et ei suuda. Ehk siis see hirm on midagi sellist, mis on hirmude puhul, see ongi äge, et nagu eelmine kord, ma nagu põgusalt, ma ühte kohta mäletan, et asi, mis meil kuidagi, mul on siuke tunne, ma ei mäleta, mis me täpselt see rääksime, aga meil kuidagi see hirmude teema jäi justkui pooleli, siis ma mäletan ka, et üks inimene või mingid inimesed veel kirjutasid mingi kommentaaridesse seal midagi ja olid natuke vastandusid mõnele asjale ja nii edasi, on ju. Ehk siis võib-olla siin tõesti nagu mingid asjad tahavad sellist üle rääkimist, on ju. Aga jah, et hirm on täielikult selline alateadvuse väljendus, et sind kaitsta, et sind hoida ja täpselt nagu see inimeste people pleasing, mis eesti keeles on see nagu inimestele meeldida tahtmine, et seal all on ju ka mingi hirm, et kui ma neile ei meeldi, siis ma jään tõenäoliselt võib-olla üksi mingil hetkel ja see juba, see üksindus on selline täiesti, ma ei ütle, et see on teaduslik seletus, see on lihtsalt see, mis mina olen aastate jooksul tunnetanud, et see on täiesti nagu mingi instinkt, ellujäämisinstinkt, et kui sa jääd üksi, seda muidugi neuroteadus ka toetab, on ju, et kui sa tõesti jäidki nagu 1000 aastaid tagasi üksi, siis see ellujäämisšanss oli üliväike. Kui sind heideti kogukonnast, hõimust, perekonnast välja, tõenäoliselt ei jäänud ellu. Aga meil aju ei ole ju selle viimase 20 000 aastaga üldse muutunud. Ja siis ongi see, et see hirm üksi jääda, ükskõik kas see on põhjendatud või mitte, see trigerdab meie sees, käivitab mingisugused sellised mehhanismid, et me hakkame põhimõtteliselt kas endale vastu töötama või blokeerima või piirama või nii edasi, on ju, sest mis juhtub, on ju, kui siis sa seda inimest ei pliisi, on ju, ei ole talle meele järele või sind naerdakse mingis kollektiivis või kas või klassi ees välja, siis on ju see hirm kuskil, et okei, mind heidetakse sellest seltskonnast välja, ma ei kuulu enam siia. Ja kuigi tänapäeva maailmas üksi hakkama saamine ei ole mingi probleem, sa võid kodukontoris töötada, sa saad omale tellida süüa, kaupa, maksta internetis arved, Zoomi kõnes sa ei pea isegi kaamerat panema sisse, saad tegelikult super hästi üksi hakkama ja loomulikult vaimsele tervisele see lõpuks hästi ei mõju, aga see on võimalik.
aga meie aju ei usu seda. Meil on vaja seda, et me kuuluksime kuhugi, et me oleksime osa sellest seltskonnast, hõimust, perekonnast, nii edasi, on ju. Ehk siis need hirmud lähevad nagu mingis mõttes kuhugi sügavamale välja. See sobib hästi, et Kris pakkus mulle siia podcasti tulla kaassaatejuhiks ka umbes aasta tagasi ka, või oli see 1,5, umbes aasta. Ja siis ma ütlesin ei, ja see oli väga, suhteliselt, et tegelikult mul oli soov olemas, aga üsna kategooriline ei, mul ei olnud 1% ka, et ma ei tahtnud, et see oli kindel ei, et selles, et miks sa pakud üldse, et aru saamatu. Ja kui ta nüüd pakkus, siis mul oli nagu täiega, et see on nagu tuligi nagu sükene pigem nagu positiivne nagu elevus sisse, aga et ei olnud, mitte et hirmu üldse ei oleks, aga et ei olnud üldse sükest, et miks ma ütlesin jah, või et oh my god, mis nüüd saab, et tegelikult minu jaoks ikka esmakordne kogemus ja et mis siis toimus aasta jooksul? Mis siis toimus? Seda ilmselt isegi paremini, aga selles suhtes, mis ongi, et nagu sa ütlesid, vaata, et sul mingi hirm oli ikkagi alles ka praegu, on ju. Aga see ongi see, et sa astusid sellest üle ja kuidas sa mugavustsooni laiendad, sa lihtsalt astud sellest üle ja see mugavustsoon siis tuleb kaasa, on ju. Ja sul oli mingi küsimus ka et selles suhtes, ja mis aasta jooksul toimus, et juba endal juba mingid mõtted läksid siin juba 100 erinevat rada, on ju. Aga ongi see, et üks võimalus sellest hirmust üle saada ongi teha hirmust hoolimata, sest juba ma ei tea, kes seda tõenäoliselt esimesena ütles kunagi sadu või isegi võib-olla 1000 aastat tagasi mingi filosoof, et julgus ei ole hirmu puudumine, vaid tegutsemine hirmust hoolimata, on ju. Et see on see üks võimalus, kuidas hirmust üle saab. Aga samas on ju ka mingeid olukordi, kus sa nii-öelda ei suuda ennast kontrollida, kus sa oledki nagu nii-öelda katus sõidab ära, on ju. Ehk siis sul ongi see ellujäämisinstinkt on nii tugev ja kui sind just, kui sa ei ole ka sunnitud mingit asja tegema, mingit hüpet või mis iganes asi see sellel hetkel on ju, siis sa ei tee seda, lihtsam on selles mugavustsoonis edasi olla ja tavaliselt ongi see, et me saame selle nagu maha suruda, me saame selle, et okei, et mul tegelikult ei ole vaja seda teha, on ju, kuigi pärast ei jää sisse see hea tunne. Ehk siis kui palju on endal mul elus, mis oli nagu väga, väga tavaline mu jaoks on ju, et ma tõesti, ma ei julgenud inimestega suhelda või nagu võõraste inimestega. Sõpradega oli nagu okei, aga lihtsalt mingite uute inimestega, eriti tüdrukutega. Sest minu identiteet, minu pilt peas oli, et ma olen see tagapingi poiss, kes kedagi ei häiri, ükskord mu ellu lihtsalt tuleb täpselt nagu sa ütlesid, et Jumal kuskilt annab, on ju, selle õige inimese, siis sujub kõik super hästi ja ma ei taha kedagi häirida, on ju, sest see võib kuidagi minu vastu lõpuks minna, on ju. Ja siis oligi see, et üks üliäge asi, mis mind tegelikult, ma hakkasin seda asja nagu õppima, see oligi see, kus mu tee tegelikult alguse sai, et üldse, mis need käitumismustrid, miks me ennast piirame, on ju, ja just minu valu oli see, et mul ei olnud kaaslast, on ju, mitte see, et ma oleks tahtnud nagu 100 tüdrukut ära sebida, aga lihtsalt, et kas ma jäängi nagu elu lõpuni üksi, on ju. Ja siis oligi see, et okei, kuidas, mis asi see on, et kas mõnel on see mingi magnet sees, et ta lihtsalt meeldib, on ju, või seal on mingisugused muud asjad. Ja ma hakkasin nendest asjadest järjest rohkem aru saama, järjest rohkem õppima ja ka enda alateadvuse tasemele viima. Lihtsalt üks hästi, mis tavaliselt toimus, on ju, mul isegi ei tulnud nagu seda, ma ei näinud isegi oma peas seda, et kui on mingid tüdrukud kuskil võõrad, on ju, ma läheks nendega rääkima. See on ebareaalne, keegi peab tutvustama äärmisel juhul. Et siis ma võib-olla, ja siis ma, tegelikult siis ma juba suutsin nagu edasi oma arvates päris nagu hästi rääkida, nalja teha ja nii edasi. Ja põnevaid teemast rääkida, vähemalt ise ma uskusin seda. Aga siis ongi see, et üks hästi hea nipp oli, mida ma ka praegu nagu soovitan hästi palju, on 4 lugemine. Sa võid 3 lugeda, mis iganes 3 sekundi reegel või mõni tuleb 5, mis iganes. Mul on nagu 1, 2, 3, 4 ja 4 peal ma lähen. Ja ma mäletan, kui ma esimest korda seda tegin. Ehk siis ma olin sõpradega pubis, täiesti kainelt. Kellel olid nagu, ühel sõbral vähemalt olid nagu sarnased teemad, on ju, et kuidas nagu tüdrukutega paremini suhelda ja ägedamat, ise oli siuke
äge rockstaar ja puha, on ju, aga noh, nagu endal olid sellised piirangud sees, on ju. Et noh, kõrvalt vaatad, et mis sellel kutil nagu ripuvad naised ümber, on ju. No, kuna tal endal seda mindseti ei olnud, siis noh, pigem oli vastupidi. Ja siis mul oli, kuulge, mul nüüd on see 4 sekundi reegel, on ju. Et ma loen 1, 2, 3, 4, 4 peal ma lähen, ma enam ei mõtle, on ju. Sest mis hakkab juhtuma on see, et noh, mis mu peas jutuvada käis, on ju. Oh, nii lahe tüdruk, kena, on ju. Tahaks rääkida, tahaks tuttavaks saada, et mis ma ütlen siis, on ju, ja mis ta sellest arvab. Võib-olla ta ei pane, noh, tal on hoopis mingi asi pooleli, paneb hoopis pahaks, et ma tulen sinna, on ju. Sõbranna on kõrval või tal on mingi kutt on kuskil raudselt, on ju, olemas, et siis veel see saab pahaseks või ta ütleb mulle midagi halvasti, on ju, aga samas äkki kõik läheb hästi, aga samas, no mis ma siis ikka teen, mis nalja ma teen ja mis, noh, pärast teen endal siuke jutuvada ja siis, noh, lõpuks on see tüdruk läinud või siis ise oled see, et lähme koju ära, poisid, on ju. Ja siis oli see 1, 2, 3, 4, mäletan, tõusin sealt püsti, kõndisin sinna laua juurde. Mul oli, ja noh, loomulikult esimene lause mul oli mõeldud. Ma lihtsalt, see oli umbes midagi sellist, et me siin sõpradega arutasime mingit ühte asja, et kas teil on okei, ma korra istun teie juurde, et ma küsin nagu teie arvamust selle kohta. Ja nad olid ülisõbralikud, nad sa kui lahe, ei tule istu ja räägi, on ju. Ja see oli mu ainuke, mul ei olnud noh, mingit muud asja, ma ei tahtnud neid kuidagi mingit telefoninumbreid isegi saada, midagi, see oli lihtsalt tõestada, luua endale nagu kinnistada seda mustrit, et nüüd ma teen selle asja ära, on ju. Ehk siis see, aga seda ei saa teha niimoodi, et ma nüüd 2 minutit mõtlen selle peale, siis loen 1, 2, 3, 4, et seda hiljem saab tegelikult juures, aga alguses seda ei saa, sest see, noh, see põhimõtteliselt kivistud ära või no, kellel on põgenemine, tardumine, võitlemine, mis esimesena tuleb, on ju, mul on see tardumist, on ju, võib-olla kõige rohkem. Ja siis, noh, see on selline super asi, mida ma kasutan ka nüüd ujuma minnes näiteks, et ma võisingi, teised inimesed juba tulid veest välja, mul oli see, et okei, oota, ma teen siit natukene veel ennast, noh, harjun veel, on ju, aga kui sa loed 1, 2, 3, 4, sa oled harjutanud algul lihtsate asjadega endale selle mustri sisse, et võt siis 4 peal ma teen, siis, noh, teedki, on ju. Mulle tuleb meelde kogemus eelmisest suvest, ma jagan seda ka, ma olen siin paar korda jaganud seda värskelt, kui eelmine suvis juhtus, aga ma käisin pulmas ja sõbranna pulmas ja mul on teises klassist alates, ma mäletan, on tekkinud reaalne trauma või nagu ebameeldiv kogemus, et ma ei oska tantsida. Siis mind narriti, ma mäletan, mind mõnitati koolidiskol, tegi mingi liigutusi teise tüdruku järgi, siis sama tüdruk mõnitas mind. Ja mul oli nagu eriti valus, et nagu ma tegin samamoodi nagu temaga, et ma jäin nagu silma nagu valesti tegijana. Ühesõnaga tohutult halvasti mõjus, mul on selles hiljem ja aru sellest, et tegelikult see on sealt tekkinud. Ja ma ei olegi tantsinud elus, mulle meeldib muusika, mulle meeldib inimesi vaadata, kui nad tantsivad, ja mulle väga meeldib just nagu mingisugune koreograafia jälgimine edasi, aga olen puujalg. Ilmselt, ja tegelikult olen ka, aga samas ma olen näinud, kui ma lollitama hakkan, siis ma tegelikult oskan nagu liigutada ennast tantsupõranda küll. Aga mingi plokk on ees. Ja olin pulmas ja naine tantsib seal siis teiste tüdrukutega nii-öelda ja siis ma vaatan ja mõtlen ja tunnen, et mul tuleb see teadmine, et fakt, see on see koht, kus ma peaks minema ja ma naisega tegelikult tantsima. Et noh, mitte sellepärast, et teised mehed ümberringi landivad, seda ei olnudki, aga lihtsalt tundus nii kurb seda tantsupõranda tüdrukutega, et vaatas minu poole pidevalt ja ma istun seal laua ääres ja mõtlesin, et tegelikult mind nagu ei koti, eks ole väga, aga tegelikult ju peaks nagu minema, aga kurat, mis inimesed arvama ei oska ja kuidas ma üldse olen seal ja siis mind päästis sellest olukorrast see, et ma otsustasin, et ma ikkagi lähen. Ja välja aitas ka see, et mul tuli see mõte sisse sellest, et aga mul jääb ju loomata mälestus, kui ma ei tee seda. Ma pärast tegelikult on päris kurb, kui ma tegelikult ei tee seda täna õhtul. Millal ma siis nagu, ma jääb tegemata tegelikult kogemus naisega, sellepärast, et ma lihtsalt kardan ja häbenen. Ja ma ei läinud ikkagi seda, tõusin püsti, ma läksin sammuga, et hakkab minema ja viimasel hetkel need tantsupõrnad pöörmast kõndsin saalist välja, aga naine tuli järgi samal hetkel. Võitis käes kinni, küsis, kus lähed. Mõtlesin tantsima tulla, aga ma ei julge. Ja siis me hakkasime nagu vaikselt liigutama tantsupõranda ruumist üldse väljas, uksest väljapool ust. Muusika ikkagi oli kuulda, aga meil tantsupõrandal. Ja siis sujuvalt niimoodi liikusime, kui minu suunal, siis mina juhtisin talle tantsupõrandal, lõpuks olin tantsupõrandal. Ja siis kõik oli tegelikult kihvt, tore, mul oli tore, tema oli tore ja õhtu pälis sellega, et meil oli nagu ülikirlik seks ka veel. Et noh, naine läks käima, mina läksin käima, toimis mingi asi. Aga mind päästis see olukord, et kurat, mul jääb kogemata nagu elamuse kogemus oma naisega, mida ma tegelikult ei taha nagu ära jätta. Aga hirm oli tohutu. Ja kui ma ära tegin, siis mõtlesin ka, et what the fuck, noh.
mida ma kurdi venitasin 20 aastat selleks, et nagu tantsupõnda minna, kartsin lihtsalt, who cares, kuidas sa tantsid? Ja kui sa vaata, oleks jätnud selle tegemata, aju tahtis sind kaitsta selle valu eest, emotsionaalse valu eest tegelikult veel rohkem kui füüsilise valu eest ta tahab tihti kaitsta. Ja siis ongi see, et näed, ma pääsesin, sa lähed sealt välja, sul on hetkeks ka see tunne, midagi ei ole sellest ju, kõik on okei, aga see hakkab sind hiljem piinama, see hakkab sööma. Et üliäge on ju, muidugi ülilahe, et sul naine toetas sind, mõistis, tuli sellega kaasa ja ma nii läksin selle looga kaasa, sest mul on endal suht sama asi tegelikult selle tantsimisega, et ma mäletan ka väiksena, kui meil oli mingisugune, pikk jutt lühikeseks on see, et meil oli mingisugune esinemine. Pikk jutaks pikaks. et meil oli mingi esinemine ja Jüri Nael on, kes ei teaks Jüri Nael. Me õppisime samas koolis, ta oli küll natuke vanem, aga me kuidagi saime nagu mingi hetk nagu päris hästi läbi ka. Ja siis ta õpetas mulle mingid üliägedad liigutused, värgid on ju, täiesti ulme, mulle hullult meeldis Michael Jackson ja nii edasi on ju, ja kogu see nagu laulmise ja tantsimise kokku panemine ja nii edasi on ju. Ja loomulikult mingil klassidiskol või koolidiskol on ju, ma tegin neid samu liigutusi värka on ju, see oli ülilahe tegelikult ju, aga kui sa diskol seal teed neid, mis iganes, mitte lihtsalt ei jõõtsu seal on ju, vaid siis mäletan see tüdruk, kellega ma tantsisin, see oli, kuule, niimoodi küll tee on ju, mis sa tegid mingi asja on ju, siis ja mingisugused olukorrad veel sinna, kuni ka meil oli tantsutund on ju, siis ükskord ma ei mäleta, ma tegin mingit pahandust, mind pandi kuskil sinna istuma ja ma sain veel midagi pahandada ja pärast veel emaga räägiti ja nii edasi, et ehk siis see lõi need mälestused, mul on samamoodi, et ma olengi puujalg, ma ei oska ja julge, aga samas vaata, see ongi huvitav, et see on see enda piirang, täpselt nagu Erik Edmits on ju, enne tuli korra jutuks, et kuidas ta ütles nii ägedalt, et ta ütles küll seda avaliku esinemise kohta, aga seda võib ka võtta selle tantsimise kohta, ehk siis kui sa jood klaasi veini, see ei tee sind paremaks golfimängijaks, aga sa hakkad paremini rääkima, sa hakkad ka paremini tantsima. Ehk siis tegelikult su sees on see asi olemas, see ongi see, millega sa ennast piirad ja millega sa ennast piirad, on need hirmud. On ju. Ehk siis see ongi see, et ma tegelikult ongi, et ma enne natuke sellest rääkisime ka, aga ma olen teinud aastaid, või aastas mõned korrad ühte kursust, on ju. Hirmust vabaks kurs, hirmust vabaks on see nimi. Nüüd ma teen põhimõtteliselt selle täna homme see läheb ka nagu laivi, ma teen selle online kursusena, et saad ise läbida ja on seal igast ägedad veel ülesanded, töövihikud, asjad on ju jälle samamoodi, et see ei ole lihtsalt see, et sa õpid teadmisi, vaid see on transformatsioon, et sa algul, sa saad ka teadmisi sealt, aga see on oluline selleks, et sa hiljem seostad neid teadmisi ja sa saad endas mingeid asju muuta, on ju. Ja mis ongi seal ülioluline on see, et selle nimi on hirmust vabaks, aga see ei ole see, et sa pead ainult hirmudega tegelema, vaid see on see, et kuidas päriselt nagu vabamalt elada, sest tegelikult ka teraapia mõte ei ole ju see, et sa suudaksid pärast oma teemadega ja traumadega paremini tegeleda, vaid see, et sa oleksid vaba, et sa naudiksid elu, et sa oled elurõõmus, mõni tulebki selle teemaga, on ju, et ma ei julgegi, jälle hirmu teema, on ju, üks klient oli väga, väga tore koostöö oli, kuidas ta tuligi sellega, et mis asi on, et mingi asi takistab mind, et ma ei julge rõõmu tunda, ma ei julge olla vaba, on ju, ma ei julge ennast ka väljendada mingites olukordades ja me jõudsimegi mingisuguste asjadeni tema suhteliselt varajases elus, teismeeas, seal isegi enne teismeiga, kus olidki mingid kogemused, kus ta nagu lasi ennast vabaks, tundis ennast vabalt ja mis viis päris selliste väga napilt ta pääses mingitest päris sükestest elumuutvatest tagajärgedest. Ja alateadvus jällegi lõi selle mustri, et kui sa ennast vabaks lased, kui sa rõõmu tunned, kui sa naudid elu, siis põhimõtteliselt hiljem kahetsed seda mitukümmend aastat. On ju. Ja nüüd olles juba elanud siin ilmas, isegi ei mäleta, kui vana ta oli, et mitukümmend aastat peale seda, on ju, siis oli ikkagi see, et alateadvus hoidis tagasi ja see oligi see, et ega see elurõõm või see tantsutahe su sees on ju või kas või mingisugune lauluimu on ju, et see ei ole kuhugi ära kadunud,
see on lihtsalt seal peidus ja mingi asi takistab seda. Võt. Kumb see on siis, kas see on nagu hirmud või see on mingi piirav uskumus tegelikult? Et või on see, mulle tundub mõnes mõttes nagu sama asi, et hirm on nagu arusaadavam võib-olla inimestele, et see uskumus sõnaga ei ole nagu iga päev kasutuses, siis see hirm on... See ongi ju see, kuidas keegi midagi kasutab, ega selle hirmuga on ka ju, mõni inimene ütlebki, et mingit hirme küll ei ole. Noh, nimetamegi seda kuidagi teistmoodi. Ma ei tea, ma lihtsalt natuke olen mures selle asja pärast. Noh, mis see mure on, sa oled lihtsalt natuke tekitab hirmu see, et mis saada võib, on ju. Või maskeerime seda... Või maskeerime, jah. Või noh, kas või ärevuseks nimetame või mul on tükke stress, on ju. Et see on ikkagi mingi, mis pilt seal peas on või mis lugu, noh, ma räägin kogu aeg, et pilt juhib, noh, mõni võib ka öelda, et see on mingi lugu, et mis lugu sealt lahti läheb. Kui ma nüüd tantsin seal, on ju, et siis juhtub see ja need ütlevad seda ja hiljem on nii ja lõpuks ma ei tea, läheb see kuskil, keegi paneb mu video üles ja siis kõik naeravad mulle ja keegi ei vaata mu podcasti enam, sest ma ei oska tantsida, on ju. Noh, ebareaalne, aga samas aju jaoks sellel hetkel, et võib ju juhtuda. Võimalik stsenaarium. Aga sa mainisid seda hirmu kursust. Jah, hirmust vabaks online kursus. Ja. Räägi korra sellest detailsemalt ka ja viita ka sellele, kus liituda saab. Jaa, no panen koduleheküljele kindlasti selle info, on ju. Mul tegelikult sellest vanast ajast on mul juba, kui ma tegin nii-öelda neid, aastas paar korda seda nii-öelda otse formaadis, mis oli üliäge selles suhtes, aga lihtsalt mingi hetk ma tundsin, et see läks järjest paremaks ja võikski selle otsas nagu ratsutada, aga nagu enda jaoks see uudsus kadus ära, et siis minu jaoks see uudsus oli see, et kogu see asi, mis toimib, panna veel ägedamasse paketti ja teha sellest online kursus, kus inimene saab seda teha siis, kui ta tahab. On ju. Ehk siis see ongi see, et me lähme videokursus, kus me alguses lähme sellesse, et mis need hirmud üldse on ju, mis meid tagasi, mis on alateadvus, hästi lihtsalt seletatud. On ju. Meil ei ole vaja mingisuguseid protsesse ja neuroteadust täielikult mõista, on ju, kuigi me ka sellest natuke räägime, siis lõpuks on see, et mis sellest kasu on. Ehk siis igasugused lõpuks jõuame tööriistadeni, et mida tehagi mingites olukordades, täpselt nagu see 4 lugemine on ju, või mingid hingamistehnikad või sellised asjad, mida teatud olukorras teha, kui seda on võimalik teha. Ja samas, kuidas üldse, ehk siis kui me saame aru, mis on kõikide hirmude all tegelikult, uskumatu, kui see ei ole, me tegelikult jõuame suhteliselt samasse kohta välja, ükskõik, kas see on see esinemishirm või see on hirm, ma ei tea, lahutuse ees või suhte alustamise ees või karjääri muutuse ees või mis iganes see asi on ju. Me jõuame tegelikult suhteliselt samadesse asjadesse välja ja kui me sellest aru saame, siis me saame ka seda muuta. Sest ka seal on lõpuks on ülioluline osa on ka see hüpnootiline audiofail, kus nii-öelda hüpnoosi seisundis sa kordad mingit asja endale, mitte ise ei korda on ju selles mõttes, aga mina siis seal audiofailis mõnus muusik, sa võid mõne sõnaga sellest audiofailist ka rääkida, ma olen lihtsalt saanud ka nii palju tagasisidet selle kohta, et kuidas see ongi, ja ma olen endale teinud neid, see ongi mõnus asi, mida kuulata, mõnus muusika on taga, see on hea asi, mis aitab magama jääda, ehk siis see tööriist, mis siis aitab ka neid asju ümber programmeerida, sest me mingis mõttes seal kursuses juba lõhume need mingid seosed ära, sa tunned ka füüsiliselt, on seal mingisugused lihtsad näited, lihtsad katsed, mitte et sa ei pea, ma ütlengi seal mõnes kohas, et sa ei pea mind uskuma, proovi korraks järele, sa teeme koos mingi asja läbi, mida ma olen teinud sadade inimestega enne, et kes on nagu alati pärast, sa raksed, mida värki, me isegi kasutanud hüpnoosi ja mul juba nagu keha toimis teistmoodi, ehk siis jah, see ei ole kursus lihtsalt hirmudega tegelemiseks, vaid vabalt elamiseks, vabamalt, kuidas tunda rohkem rõõmu, kuidas täisväärtuslikumat elu elada, isegi me jõuame sinna seal selleni, et kuidas konkreetselt edukam olla, ükskõik milles sa tahad lõpuks edukam olla, ja jah, et see on julgus elada, mulle meeldib sükene... Julgus elada, ongi, et võib-olla peab selle pealkirja mõnikord mingi hetk ära muutma, mis iganes on. Ega hirmud on tegelikult see trigger võib-olla kõnetab liiga rohkem. Ja see on hästi, jällegi, et kuhu sa oma tähelepanu paned, on ju. Et minu arust ema Teresa ütles nii hästi, et ta ei ole sõja vastu, vaid ta on rahu poolt, on ju. Et minu jaoks ka nagu triggerdab vahel see kiusamisvaba kool,
et nagu okei, noh, sa tahad kiusamisvaba, mis sa sest kiusamisest siis räägid, noh, kuigi mõte on üllas, on ju, väga, väga hea asi. Või haigekassa minu meelest juba nagu saanud aru sellest, nüüd on tervisekassa, noh, super, et. Aga kui kaua see kursus kestab ja palju panustama siis peab, et töövihike? Jaa, see on, no vaata, töövihikud ja asjad on, noh, selles mõttes, kui sa mitte midagi vaata kaasa ei tee, on ju, siis sa ei saa tulemust ka. Et samamoodi nagu teraapias ma tegelikult, võib-olla sa ka ise mäletad, ma tegelikult ka ise alati ju valin, kellega ma edasi lähen. Et ei ole, et suva, ma võtan kõik vastu. Et üks asi on see, et kas ma saan aidata, aga teine on ka see, et kas inimene ise tahab seda teha. Ja selle kursuse kestuse koha pealt ongi ju see, et seda ei ole ka mõtet nagu liiga pikaks ajada, et noh, vaata, et siin on veel see ja siis sa saad veel selle ja selle. Algul mul oli see plaan, et paneme siin igast veel boonusid ja asju ja nii edasi. Aga lõpuks on see, et kas ma tahan rohkem teadmisi või ma tahan tegelikult tulemust. Ehk siis seda videomaterjali on seal kokku umbes 5 tundi, pluss siis see tööviik, noh, mis on selles mõttes väga soovitatav, samas kui sa kirjutad selle enda paberi peale või ma annan ka tegelikult, ma ise vaata koolis ju, ma ei viitsinud konspekteerida. Reaalselt ei teinud kunagi konspekti, ma lihtsalt kuskil semestri lõpus või veerandi lõpus laenasin targemate tüdrukute käest konspektid, kirjutasin need ümber või õppisin selle järgi. Ehk siis ma annan ka konspekti kaasa, et kui sa oled see minu tüüp inimene, kes ei viitsi kirjutada, ei viitsi kaasa teha, et siis sul on see võimalus olemas, või siis paned oma kuhugi vihikusse või mis iganes. Ehk siis oluline on neid asju kaasa teha, sest keegi teine ei saa sulle mingeid asju sisse panna, mitte keegi teine ei saa su jaoks sinu eest õppida. Ükskõik kui hea treener sul on, ükskõik kui hea õpetaja sul on, sa pead ise ikkagi midagi tegema ja mida parem see õpetaja ja treener on, seda rohkem ta oskab sinus tegelikult juhtida seda potentsiaali või sinu potentsiaali avamist. Ja jah, et selle asja mõte ongi see, et sa päriselt ei saa lihtsalt neid teadmisi, vaid sa see on transformatsioon, vaata. Ei ole mõtet nagu lihtsalt, sest ma olen saanud nii palju tagasisidet nende inimeste käest, kes seal kursusel on varem nii-öelda laivis käinud. Seal on olnud inimesi, kelle jaoks on elu nagu lihtsalt üldse kuidagi hirmutav, et kõik asjad on kuidagi natuke hirmus on, kes on, et ma ei tea, ma tahaks rohkem julgeda ennast kuskil näidata, ma tahaks julgeda oma äri alustada, ja siis on see tagasiside pärast vaatad äriregist, näed, ongi nüüd see firma või ta jagab või on kuskil sotsiaalmeedias, või on inimesi, kes on juba olnud miljonärid, aga mul on probleem, ma ei tea, ma ei julge suhelda või mul on mingid sellised asjad, see ongi see, et mitte keegi ei ole halvem või parem selle pärast, aga see ongi see, et mis asi mind tagasi hoiab ja lihtsalt kogu see asi panna nagu kokku, nagu ma ütlesin, et kõigil teemadel on tegelikult suhteliselt sama juurpõhjus. Siis kui sellest läbi närida, kui see ümber pöörata, siis tegelikult see ongi see võti. Kas tahad avaldada ka, et mis see juurpõhjus siis on? Ma võin selles mõttes avaldada, see on mingis mõttes vaata kontekstist väljas, see on umbes sama, et ma ütlen inimesele, et ma saan aru, et sul on see asi piisavuse taga. Äkki las jääda sinna kursusele, see ka hoiab põnevust. Jah, see ei ole selles mõttes, et see ei ava kohe seda otseselt, et nüüd sul ongi kõik elus laheneb ja kõik on super, sa pead sellega ikkagi tööd tegema ja siis ma annangi need vahendid, kuidas sellega tööd teha. Aga ma võin näiteks öelda, ma võin öelda ka need, ma võin kõike öelda, aga ma ütlen need 3 piiravat juuruskumist, mis meil tavaliselt on, sest see tõesti, kui ma selle põhilise hirmude all oleva asja välja ütlen, see võib tunduda hetkel nii lihtne, et see on see on nii kontekstist väljas. Aga need piiravad juuruskumused, mis meil tegelikult alateadvuses on, mis meid mitte ainult hirmude või igasuguste muude asjadega tagasi hoiavad, aga kas või selle tantsimisega, kas või selle people pleasinguga on see, et on 3 asja. Ma ei usu, et ma olen piisav, ma arvan, et ma olen teistsugune, ma arvan, et see ei ole minuks kätte saadav. Ehk siis, mis iganes, sa hakkasid seda podcasti võib-olla tegema, sa mõtled, Eestis teen, kui paljud seda üldse kuulavad, ma ei tea, ma olen, kes ma üldse olen,
võib-olla sul olid need mõtted, võib-olla ei ole, ma tean osasid inimesi, kes on podcast teinud, neil on need mõtted, kes ma üldse olen, mul konkreetselt öelnud, Kris Kala on siin mingi podcasti isa, mida mul on inimestele anda, samamoodi sa jagasid, vaata mulle kunagi, kuidas sa käisid vist Liisi Parkeri podcastis, ütlesid, et noh, et mulle meeldib ise inimesi intervjueerida, mida mul on seal anda, mida mul on jagada. See on tegelikult mega väärtus tegelikult, mida sul on jagada pärast seda, kui sa oled teinud, intervjueerinud sadu inimesi. Aga sa ise seda ei näe. Ja see ongi see, et miks me ennast piirame, kuidas, et see piisavuse asi, see on nii ära leierdatud teema juba, et tõesti ma ei usugi, et ma olen piisav ja väärtuslik, aga siis ongi ju see, et ma ei küsi ka tööl, ma ei tea, ameti kõrgendust, ma olen rahul sellise suhtega nagu on, nii edasi. Siis see, et mina olen teistsugune,